Venemaa on kokku varisemas. Nende kaotuste arv kasvab, majandus on kokku kukkumas ja eesliini väed ei edene üldse. Kunagine võimas Kremli sõjamasin on nüüd vaid vari oma endisest hiilgusest ja kuigi Moskva asub lahinguväljas sadade miilide kaugusel, tunneb ta siiski survet. Seal, Venemaa südames, ei suuda Kremlis ametnikud, paadunud natsionalistid ega isegi president Vladimir Putin enam varjata sünget tõde, mis neile otse näkku vaatab. Olukord pöördub kiiresti Ukraina kasuks ning Venemaa on libisemas ohtlikult lähedale ühele maailma ajaloo kõige alandavamale ja kulukamale strateegilisele kaotusele. Putin ei osanud seda ette näha. Sõja alguspäevil ja nädalatel juba 2022 aastal tegid tema väed täpselt seda, mida ta neilt ootas. Nad tungisid üle piiri põhjast, idast ja lõunast Ukrainasse ning vallutasid territooriumi suhteliselt kiire tempoga. Ukraina linnad ja asulad langesid peagi ning Kremlile alluv armee jõudis isegi ohtlikult lähedale riigi pealinnale Kiievile. Ühel hetkel 2022 aasta märtsi lõpus okupeeris Venemaa umbes 27% Ukrainast. Vladimir Putinil oli tõenäoliselt juba šampanja külma pandud, sest tundus peaaegu vältimatu, et tema palju suurem armee jätkab vastase purustamist. Tundus, et oli vaid aja küsimus, millal 4 idapiirkonda, mida Vladimir Putin algselt sihtis, Donetsk, Luhansk, Herson ja Zaporižja, langevad täielikult tema kontrolli alla. Ja nüüd me teame, et seda ei juhtunud. Sest tegelikult juhtus see, et Vene armee sooritus saavutas haripunkti 2022 aasta märtsis. Järgnenud kuudel muutus kõik. Lääne liitlaste abiga korraldas Ukraina ulatusliku vastupealetungi, vallutades tagasi tuhandeid ruutmiile kaotatud alasid, sundides venelased mõnest piirkonnast täielikult taanduma ning stabiliseerides lõpuks rindejooned. Venemaa kontroll langes 27%-lt 2022 aasta lõpuks umbes 18%-ni. Sellest ajast alates on Venemaa igal aastal meeleheitlikult püüdnud neid alasid tagasi vallutada. Seega on sõda, mis alguses paistis kestvat vaid nädalaid või mõne kuu, nüüd kestnud kauem kui Nõukogude Liit võitstes teise maailmasõja ajal Natsi-Saksamaa vastu. Ja mida rohkem aega on möödunud, seda kehvemaks on Venemaa sooritus muutunud. Alguses suutis Kreml isegi pärast 2022 aasta lõpus saadud tagasilööki oma sõjamasina taas koondada, jõude koguda ja Ukraina territooriumi tagasi vallutada. See ei liikunud enam kaugeltki nii kiiresti kui esimestel nädalatel, kuid aeg-ajalt saavutati siiski mõningaid edusamme siin-seal. Aastal 2026 on aga Venemaa rindeväed enam-vähem seiskunud. Nende edusammud on langenud peaaegu nullini ja mõnes piirkonnas on nad tegelikult hakanud kaotama rohkem territooriumi, kui nad suudavad vallutada tänu Ukraina üha tugevamatele vastupealetungi meetmetele. 2 olukorra eksperdi, rahvusvahelise poliitikanõustaja Dr. Jason J. Smarty ja endise mereväe SEAL Team 6 eskadroni juhi Chuck Farahi hiljutisel arutelul võeti Kremlile 2026 aasta esimese kvartali kohutav olukord kokku, kus Farah võttis olukorra üsna lühidalt kokku järgmiselt. Siiani Jason on venelased esimeses kvartalis vallutanud Fresno, California suuruse maa-ala ruutkilomeetrites. See ei ole mingi võit. Ja selle väite kinnituseks on palju andmeid. Näiteks Institute for the Study of War, ISW, 31. märtsil 2026 avaldatud raport leidis seda. Vene vägede edasiliikumine aeglustus märkimisväärselt 2025 aasta lõpuosas ja 2026 aasta alguses, kusjuures 2026 aasta esimestel kuudel toimus järsk langus. Vene väed liikusid 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul edasi keskmiselt 5,5 ruutkilomeetrit päevas, võrreldes 2025 aasta esimese 3 kuu keskmise 11,06 ruutkilomeetriga päevas. Neid andmeid lähemalt vaadates näitab statistika, et Venemaa saavutas jaanuaris umbes 319 ruutkilomeetri ehk 123 ruutmiili suuruse territooriumi. Veebruaris toimus märkimisväärne langus, kui Kremli väed edenesid vaid 123 ruutkilomeetrit ehk 47 ruutmiili. See oli väikseim edasiliikumine alates 2024 aasta aprillist. Veebruar 2026 oli samuti märkimisväärne kuu, sest Ukraina väed vallutasid rohkem territooriumi, kui nad kaotasid. Nagu kinnitas üks ISV enda konfliktianalüütikutest George Barros, kes ütles Business Insiderile, et ukrainlased võidavad rohkem maad. Tähtis on märkida, et veebruaris vabastasid ukrainlased rindel rohkem territooriumi, kui venelased hõivasid. Viimati nägime, et Ukraina väed vallutasid rohkem territooriumi, kui Vene väed hõivasid aastal 2023. See on uus areng. See oli suur hetk,
märk sellest, et Venemaa ei aeglustunud lihtsalt, vaid Ukraina hakkas tegelikult neist mööduma. Märtsis läks Kremlil olukord veelgi halvemaks, sest Venemaa armee ei saavutanud Ukraina rindel peaaegu üldse territoriaalseid edusamme esimest korda 2,5 aasta jooksul. Täpsemalt öeldes hõivas see vaid 23 ruutkilomeetrit ehk 9 ruutmiili, kaotades samal ajal mõnes teises piirkonnas territooriumi. Teisisõnu, Vene armee pole mitte ainult aeglustunud, vaid see vaevu liigub üldse edasi. Tõepoolest, hoolimata sellest, et Vene väed on olnud enamikus piirkondades rünnakul alates 2024 aasta jaanuarist, leidis strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus, et Vene väed on enamikus neist kohtadest liikunud teosammul. Näiteks ühes nende suurimas kampaanias, pikaajalises pealetungis Polkrovski linna suunas, mis algselt pidi kestma vaid mõne nädala, kuid võttis lõpuks mitu aastat aega. Venelased liikusid vaid 50 kilomeetrit ehk 31 miili Avdijivkast Pokrovskisse ajavahemikus veebruar 2024 kuni jaanuar 2026. See tähendab keskmist edenemist umbes 70 meetrit ehk 230 jalga päevas. See on aeglasem, kui liitlasväed suutsid edeneda kurikuulsa Sommi lahingu ajal Esimeses maailmasõjas üle sajandi tagasi. Venemaa pealetungid teistes kohtades nagu Kupjanski ja Tšassiv Jaar on olnud isegi aeglasemad, kusjuures Kremlil kulub mõnikord mitu kuud, et vallutada isegi kõige väiksemaid asulaid või pommiaukudega kaetud maalappe. Sellise aeglase edenemise juures kuluks Venemaal aastaid, et lõpuks vallutada need 4 piirkonda, mida Putin algselt sihtis. Mida rohkem aega möödub, seda kallimaks see sõda Venemaa majandusele läheb ja seda kahjulikumaks muutub see Putini pärandile. Ja põhjus, miks Moskva paanikasse satub, ei ole ainult see, et Vene armee liigub nii aeglaselt. See on ka see, et nad kaotavad sõdureid enneolematult kiiresti. 2025 oli juba piisavalt halb, kuid 2026 aasta esimesed kuud on olnud Kremli vägedele lausa katastroofilised. Ainuüksi märtsis oli kokku üle 35 300 kaotuse, mis on 29% rohkem kui veebruaris. Kuigi hinnangud erinevad allikati, on Venemaa väidetavalt kaotanud aasta esimeses kvartalis üle 100 000 mehe. Nagu Chuck Farah märgib, on sellised numbrid täiesti jätkusuutmatud. Tõde on see, et Venemaa kaotab aastas 360 000 inimest, sisuliselt 1000 inimest päevas. See on 2 pataljoni vägesid. Olenevalt sellest, kas need on suured või väikesed, võib see olla ka 3 pataljoni. Ükski armee ei suuda selliste kaotustega toime tulla. Isegi mitte see, mis kuulub sõna otseses mõttes maailmas suurimale ja ühele kõige rahvarohkemale riigile. Sest isegi kui Venemaal on üle 140 miljoni elaniku, ei saa ta lõputult surnud või haavatud sõdureid lihtsalt asendada. Need arvud hakkavad lõpuks vähenema. Tegelikult on see juba toimumas. 2026 aasta alguses avaldatud raportid on näidanud, et Moskval on üha raskem leida piisavalt uusi värvatuid, et täiendada oma ridu ja kompenseerida neid absurdselt suuri kaotusi. Isegi pärast meeleheitlike meetmete kasutamist, nagu etniliste vähemuste hirmutamine, palgasõdurite värbamine Aafrikast, vägede toomine Põhja-Koreast, süüdimõistetud vägistajate ja mõrvarite rindele saatmine ning isegi pikaajaliste haigustega inimeste kasutamine, on Venemaa värbamiskavadest kaugel maas. Nüüd peab ta isegi avaldama survet sellistele kohtadele nagu ülikoolid ja ettevõtted üle kogu riigi, peaaegu anudes, et nad julgustaksid üliõpilasi või töötajaid oma tulevikust loobuma ja sõjaväega liituma. Isegi siis on sellistel värbamiskampaaniatel piiratud tõhusus. Ning kuna Ukraina loodab peagi põhjustada Venemaale kuni 50 000 kaotust kuus, pole mingit võimalust, et Kreml suudaks oma ridu täiendada. Nagu Farah ütleb, ei kata sellised arvud nende kaotusi ja kindlasti ei võimalda need neil enne suuremaid sõjalisi manöövreid või operatsioone, näiteks järgmist niinimetatud suverünnakut, suuremaid jõude üles ehitada. Smart nõustub märkides, et kui me vaatame kaotuste määra koos rindejoone jõudude aeglase edenemisega, kaotab Venemaa nüüd Donetski piirkonnas umbes 316 sõdurit ruutkilomeetri kohta. See on jahmatav statistika. Venemaa on kogu sõja vältel kaotanud vägesid väga väikeste saavutuste nimel. Aga 2026 aastaks on need arvud jõudnud enneolematule tasemele. 10 000 kaotused peaaegu ilma ühegi märkimisväärse eduta. Aga enne kui vaatame, miks see juhtub, toob The Military Show teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Seega vajutage tellimisnuppu, et olla alati kursis. Nüüd ei ole Venemaa 2026 aasta raskuste taga ainult üks põhjus, vaid terve võrgustik omavahel seotud tegureid, mis on aeglaselt, kuid kindlalt viinud Kremli väed süngetesse sügavustesse. Farah märgib näiteks, kuidas Moskva väed on sõja jooksul kaotanud nii suure osa oma soomustehnikast.
Venemaa on kaotanud üle 11 000 tanki, mis on 5 korda rohkem kui kõigi Euroopa NATO partneride tankide arv kokku. Ta märgib edasi, et isegi Venemaa tohutuid Nõukogude soomustehnikawarusid on nüüd tugevalt vähendatud, kuid need pole veel ammendunud. 100 T-72 ja T-80 variandid on endiselt aktiivses kasutuses ja läbivad uuendamist. Ja kuna uuemaid või võimekamaid mudeleid pole piisavalt käepärast, on Kreml sunnitud üha enam toetuma vanematele platvormidele, nagu T-62, mis on tõeline relikt juba 1960. aastate algusest. Nagu Farah ütleb, on see just selline tank, mille kohta külma sõja aegseid juhte, nagu president John F. Kennedy, selle kasutuselevõtul informeeriti. Ajastu, mil isegi kultuuriikoonid nagu Elvis Presley teenisid Euroopas kasvavate ida-lääne pingete varjus, kuigi tema tollased hirmud olid rohkem seotud kuulsuse kaotamise kui konkreetsete relvasüsteemidega. See näitab, kui vana ja ajast maha jäänud see on. See on hävitav süüdistus selle kohta, mida peetakse üheks maailma juhtivaks sõjaliseks suurvõimuks, kui nende parim tank on midagi, mis kuulub pigem muuseumisse kui lahinguväljale. Ja kui neil pole piisavalt tanke ega muid soomusmasinaid, pole ime, et Venemaa rindejooned kokku varisevad. Sa ei saa vallutada suuri maa-alasid ega hõivata linnu ainult väikeste sõdurirühmadega. Sul on vaja soomustehnikat. Meil on vaja suuri ja võimsaid masinaid, mis suudavad kindlustustest läbi murda, kaitseliinidesse auke teha, kaitsepositsioonidest läbi tungida ja avada tee vägedele, et nad saaksid edasi liikuda ja territooriumi hõivata. Venemaal seda pole. Neil on enamasti vaid enesetapurühmad, väikesed 15 kuni 20 liikmelised rühmad. Nad visatakse lihaveskisse, kästakse neil otse vaidlusalustesse surmatsoonidesse marssida, kus Ukraina droonioperaatorid, suurtükiväeüksused, snaiprid ja teised spetsialistid saavad neid ükshaaval kergesti maha võtta. Teine probleem on see, et Venemaa rünnaküksused aastal 2026 ei ole enam kaugeltki sellised, nagu nad olid sõja alguses. Tollal koosnes Kremli armee suuresti, parema sõna puudumisel, tõelistest sõduritest. Meestest, kes olid oma elu pühendanud sõjaväele. Mehed, kellel oli aastatepikkune lahingukogemus, kes oskasid käsitseda oma käsutuses olevaid relvi ja sõidukeid, kes suutsid jääda surve all suhteliselt rahulikuks ja enesekindlaks lahinguolukordades, sest nad olid varemgi sellistes olukordades olnud. Need olid inimesed, kes tõeliselt tahtsid oma isamaa eest võidelda ja uskusid sellesse, mida nad tegid. Tänapäeval on olukord hoopis teistsugune, sest aastate jooksul on paljud neist algsetest elukutselistest sõduritest Ukrainas kas haavata saanud või hukkunud ning nende asemele tulnud inimesed ei ole samal tasemel. Nagu varem mainitud, koosneb Venemaa armee tänapäeval suures osas vangidest. Inimesed, kes on haiged või nõrgad, inimesed, keda on sunnitud või šantažeeritud liituma või inimesed, kes on seal ainult raha pärast. Meelitati suurte maksete ja kõrgete palkade lubadustega, et aidata toetada oma lähedasi kodumaal. Need ei ole elukutselised sõdurid. Need ei ole inimesed, kes on tõeliselt valmis oma elu Venemaa eest ohverdama. Need on inimesed, kes tegelikult ei taha üldse rindel olla. Inimesed, kes eelistaksid olla kusagil mujal ja kasutavad sageli iga võimalust, et kas alistuda, deserteeruda või muul moel vältida saatmist Kremli enesetapurünnakutele. Nagu Farah lisab, ei koolitata ega valmistata neid sõdureid ka korralikult ette selleks, mis neid rindel ees ootab. Ta ütleb, et Venemaa on sattunud uskumatult ohtlikku ja pöördumatusse sõjalisse olukorda, kus neil pole aega oma sõdureid välja koolitada, nii et Ukraina lahinguväljale jõudvad tsiviilisikud ei oma põhioskusi, mis on vajalikud maavõitluses ellujäämiseks. Endine SEAL Team 6 eskadroni juht toob näiteks video, kus ta nägi kuni 20 liikmelist Vene sõdurite gruppi lihtsalt metsas hiiglasliku kogumina koos seismas, enne kui Ukraina termodroon nad avastab ja maha jahib. Ta jätkab, et enamasti pole neil uutel värvatutel lihtsalt aimugi, mida teha või kuhu minna, kui nad rindele jõuavad, ning mõned lihtsalt uitavad ringi ja eksivad ära. Selle tulemusena langeb ka moraal kiiresti ning see on oluline, sest moraal on üks neist nähtamatutest, kuid elutähtsatest edumõõdikutest igas pikaajalises konfliktis. Kui sinu sõdurid on enesekindlad, motiveeritud ja oma juhtidest innustatud, on nad palju altimad igas operatsioonis endast kõik andma, mis võib viia oluliste edusammudeni lahinguväljal, isegi kui olukord on keeruline. Teisest küljest, kui sul on armee inimesi, kes on pettunud, hirmul ja mõtlevad peaaegu ainult oma enda ellujäämisele, mitte ühisele pingutusele, siis nad ei lähe sinna välja, et endast kõik anda või oma riigi eest surra. Nad otsivad igasugust võimalust pääsemiseks ja teevad seda, mis on nende endi huvides, mitte armee huvides.
Sellepärast, nagu Jason Smart ütleb, deserteerib üha rohkem sõdureid, sest Vene väed ei taha enam kauem kui hädavajalik nendes hirmuäratavates eesliini tapatsoondes viibida. See on tõsiselt halb uudis Moskva kõrgematele juhtidele, kes seisavad silmitsi väljakutsetega, millele neil lihtsalt enam vastuseid pole. Ja probleemid ei ole ainult rindel, vaid üle kogu Venemaa, kus sõja mõjusid tuntakse rohkem kui kunagi varem. Smarti sõnul on nüüd 35 erinevat Venemaa piirkonda raskustes ots-otsaga kokkutulemisega, kuna nad peavad kulutama nii palju raha ühekordsetele liitumispreemiatele ja värbamistasudele. Üha enam peavad rahulolematud ametnikud üle kogu riigi kulutama oma piiratud aega, raha ja ressursse, et veenda vastumeelseid tsiviilisikuid värbuma sõtta, mida nad ei taha pidada. Selle asemel, et investeerida olulistesse teenustesse, nagu haridus, tervishoid ning teede, linnade ja asulate hooldus. Selle tagajärjel muutub elu Venemaal päev-päevalt halvemaks. Inimesed peavad mitte ainult nägema, kuidas üha rohkem nende lähedasi saadetakse Ukrainasse surema. Üha rohkematel Vene peredel on nüüd vähemalt üks pereliige, kes on sõjas kas hukkunud või haavata saanud. Kuid nad peavad ka kulutama rohkem raha igapäevastele esmatarbekaupadele, samal ajal kui avalike teenuste olukord halveneb. Omakorda märgib IS-V, et Venemaa riiklikud küsitlused on aeglaselt, kuid kindlalt näidanud kasvavat rahulolematust ühiskonnas Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes. Need küsitlused, hoolimata sellest, et neid viivad läbi ja avaldavad Kremli kontrolli all olevad meediaagentuurid, näitavad, et Putini toetus langes 6 järjestikusel nädalal, 2. märtsist kuni 12. aprillini 72,9%-lt 66,7%-le. Üldine usaldus Putini vastu on samuti langenud, nagu ka tema valitseva erakonna Ühtne Venemaa populaarsus. Küsitlused näitavad ka, et enam kui 60% venelastest hindab oma riigi praegust poliitilist olukorda negatiivselt ning valdav enamus soovib, et sõda lõpeks võimalikult kiiresti. See on väga kõnekas märk, kui isegi Kremlile lojaalsed meediakanalid tunnistavad avalikult, et rahvas ei ole rahul. See on veel üks põhjus, miks Moskvat praegu paanika haarab ning Putini liitlased, nõunikud ja komandörid mõtlevad, kuidas edasi minna. Aga olukord võib peagi veelgi halvemaks minna. Sest samal ajal, kui Venemaa valmistub järjekordseks suvisele pealetungile, lootes Kremlis, et nende väed suudavad soodsate ilmastikutingimuste toel edasi tungida ja edu saavutada, on tegelikkus see, et Ukraina muutub kogu aeg tugevamaks. Tegelikult on ekspertide, nagu Fara sõnul, just Kiievi väed, mitte Moskva omad, need, kellel on kõige tõenäolisemalt ees suhteliselt edukas suveperiood. Ma arvan, et paratamatult Ukraina saavutab edu ja surub neist läbi. Endine Siil toob välja mitu märkimisväärset näidet Ukraina edusammudest, mida Kiievi väed saavad eeskujuks võtta ja potentsiaalselt korrata. Nagu Hersonis. 2024 aastal, kui Ukraina suutis Vene väed täielikult tagasi tõrjuda üle Dnipro jõe või Harkivi ümbruses põhjas, kus Ukraina väed sundisid venelased taaskord täielikult välja Sumi oblastist. Fara lõpetab öeldes, et täpselt sama asi võib juhtuda peagi. Viidates juhtimisstruktuuri haprusele, ohvitseride ebakompetentsusele, nende korruptsioonile ja elementaarsete sõjaliste ressursside puudumisele peale püssimoona, toob ta välja need kui mõned peamised põhjused Venemaa peatseks kokkuvarisemiseks. Suuremat pilti vaadates lisab Fara, et Moskva ametnikud on samuti üha enam mures sellepärast, et nii suur osa nende rahast ja sõjalistest ressurssidest on seotud Ukrainaga. Ta märgib, et Ühendkuningriigi luureallikate kohaselt on 97% Venemaa sõjalisest võimekusest nüüd koondatud Ukrainasse ja nende vägesid kurnatakse seal üsna kiiresti. See jätab väga vähe alles, et kaitsta või tegeleda mõne muu ohuga. Hiina, hoolimata sellest, et ta on mõnes mõttes Venemaa kõhklev liitlane, võiks potentsiaalselt seda olukorda ära kasutada, et liikuda sisse ja haarata mõned Kaug-Ida alad, mida ta on aastakümneid soovinud endale saada. Kui ta seda teeks, oleks Venemaa enam-vähem võimetu seda peatama, mis näitab, kui kaugele on see kunagine võimas riik langenud, kõik oma presidendi ja halastamatu võimuiha tõttu, ükskõik mis hinnaga. Nüüd saate sellest videost rohkem teada, kuidas Venemaa tormab alandava kaotuse poole. See video lammutab müüdi Venemaa vältimatust võidust. Või vaadake seda sõjalugude kogumikku, et saada põhjalikum ülevaade sellest, kuidas Vene väed hävitatakse tohutul hulgal. Ja lõpuks, ärge unustage tellida The Military Show, et saaksite ka tulevikus nautida rohkem sõjalisi analüüse ja teadmisi.